tulemast kõigile. Võite kirjutada chati tere ja siis öelda mulle kõik, kas mind on hästi kuulda ja näha. Ja siis võid kirjutada ka, kus sa liitud selle webinariga täna. Nii et tere, väga hea, väga hästi. Kuulda kenasti ja näha ka. Väga-väga äge. Whatever it takes. Et tere tulemast veebiseminarile. Tegelikult ma alguses hõikasin välja selle täiesti teise nimega. Ole oma elu staar. Ja mul oli oma põhjus selleks. Ja siis ma mõtlesin, et okei, võib-olla inimesed kohe ei saa aru sellest energiast, et siis ma muutsin selle tegelikult ära nagu konkreetsemaks, et online kursuse loomise meistriklass. Nii et tere tulemast. Et meil on siin inimesi, kes on Tallinnast, mina ise olen ka Tallinnast ja kuigi on juba meil siin septembrikuu, siis õues on nii suviselt palav ja siis tegelikult mul siin toas on ka palav, aga ma ei saa mingit ventilaatorit tööle panna, sest muidu see vuhiseks siin taustal, nii et kui ma natuke põsed lähevad roosaks, siis see tuleb lihtsalt sellest, et palju energiat ja natukene palav siin toas. Aga eile õhtul oli nagu super mõnus linnas jalutada, sest kohe selline südasuvine soojus õhkus kogu sellest ja väga-väga mõnus oli. Nii et ma loodan, teistes Eestimaa paikades on samamoodi. Ja täna on mu tütre sünnipäev. Nii et see oli üks põhjus, miks tuleb ilus ilm, eks ju. Nii et tere kõigile. Ja siis kohe kuna see on selline, tahan, et see oleks ka natukene praktiline, et sa mõtleksid kaasa sellele, mis sa oma elus teed ja mõtled. Siis ma ütlen kohe ära, mul slaide ei ole, et vahel alati tuleb see koht, et kas ma saan pärast webinariga esitluse slaidid. Siis täna ma teen oma esitlust niimoodi, et ma ei kasuta slaide. Ja siis, kui sa tahad mingeid märkmeid ja mõtteid teha, siis lihtsalt kirjuta jooksvalt ülesse. Kuid täna me oleme siin 5. septembril. Kuid ma tahan, et sa liiguksid ajas natukene edasi. Ja liiguksid edasi 31. detsembrisse 2024. Aasta viimane päev. Ja kui sa vaatad tagasi sellele aastale siin, siis mida sina juba oled saavutanud või mis sa tegid ära selle 2024. aasta jooksul? Kuna me oleme juba 11 on juba toimunud, võib-olla sa oled väga ägedaid ja suuri asju juba saavutanud. Võib-olla sul on seal to-do listis veel mingid asjad, mida sa mõtled, et ma peaks pihta hakkama ja ära tegema. Aga 31. detsembril sa vaatad tagasi ja tead, et need asjad ma tegin ära. Ma olen selles kohas oma elus. Ja mis on siis need asjad, mis sa ära tegid? Saad linnukese panna. Ja kuidas sa ennast tunned, teades, et need asjad on saavutatud ja tehtud? Ma annan natuke aega mõelda. Et on see 31. detsember. Kes on need inimesed üldse sinu ümber, kellega sa tahad seda aastavahetust nagu ära saada? On need su perekond, lähedased sõbrannad, kellega teil on võib-olla mingid traditsioonid? Oled sa vaikselt oma maakodus? Meie pere veedab kõik aastavahetused maakodus, mitte kuskil Tallinnas suurt ilutulestikku vaadates, vaid rahulikult keset petsa. Ja siis sa vaatad tagasi ja ütled, yes, 2024 oli vinge. Kuidas sa tunned, kui sa seda ütled? Nii et kui sa julged, sa võid chati kirjutada. Aga ma tean, et eestlased
ma ei ütleks, et eestlased, vahel inimesed tunnevad, et kas nad tahavad jagada või ei taha jagada. Kui sa endale seda juba ette kujutasid ja hästi oluline on see juures ka seda, et sa tundsid, milline see aasta lõpp võiks olla, siis see on juba samm edasi. Kuid veel kord, tere tulemast siis veebiseminarile. Ole oma elu staar või siis online kursuse loomise meistriklass. Sa ilmselt oled täna sellel veebiseminaril, sest sa juba oled oma elus midagi saavutanud. Kuid sügaval sisimas sa tead, et oled valmis enamaks. Et kui sa pingutad ja natukene rohkem teeksid, siis sa tead, et sa oleks tegelikult veel rohkemaks valmis. Ja sügaval sisemas sa tegelikult tead ka, et sa tahad ka elult enamat kui see, mis sul praegu on. Sa soovid elada oma elu iseenda tingimustel ja sa oled tegutseja, sest sa tead, et ainult visioonitahvlite joonistamisest ei piisa. Et tegelikult ka aeg on jalga panna oma need tegevjuhi püksid, kuna meil on siin palju naisi, tegevjuhi seelik või kleit, et ei pea olema püksid. Ja võtta see roll oma elus, oma ettevõttes ja asuda tegutsema. Ja võib-olla sa oled täna ka siin sellepärast, kuigi see on selline alustajatele suunatud veebiseminar, siis võib-olla sa oled varem teinud selle ühe online koolituse või kursuse. Ja kui sa seda tegid, sa panid sinna kõik oma nagu hinge ja sa kulutasid sinna hästi palju aega ja tõesti arvasid, et see on nagu super äge kursus ja sa paned selle sinna laia maailma ja siis keegi ei osta seda. Ja sa oled võib-olla täna siin, et natuke mõista, et mida siis saaks teistmoodi teha. Ja tänasel veebiseminaril tahangi rääkida sulle, et miks just nüüd ja praegu on see õige aeg tuua turule oma isiklik online siis kursus või koolitus, kuidas me iganes seda nimetada tahad. Eesti keeles on mõlemad väga head, et kas on koolitus või kursus. Kuidas ehitada üles see skaleeritav äri, et skaleeritav 10 aastat tagasi kuulsin, ma töötasin hästi palju startupidega, siis kuulsid kogu aeg sõna skaleeritav ja siis oli nagu, et mida see siis tähendab? Võib-olla tänasel päeval on sellest rohkem räägitud, aga skaleeritav siis lihtsas keeles on see, et sa paned ikka sama palju tööd sisse, aga sa jõuad sellega rohkemate inimesteni. Ehk siis ka, kuidas jõuda selle sama tööga rohkemate inimeste klientideni. Ja mida tähendab siis ka nende esimeste sammude astumine ja vead võib-olla, mida selle juures vältida, et kui sa hakkad oma esimest online kursust või koolitust ehitama. See webinar, ma igaks juhuks ütlen sulle ära, et see webinar ei ole sulle. Kui sa osaled täna siin selleks, et leida lihtsasti ja kiiresti rikkaks saamise valemit. Et meil siin Eestis on rikkaks saamise õpikud, rikkaks saamise valemid ja kui sa arvad, et see online kursuse ja koolituse teekond on lihtsalt see, et andke mulle valem, ma saan kiiresti ja lihtsalt rikkaks, siis täna see koht ei ole sinu jaoks. Et aitäh ja võid minna ja teha midagi muud. Võib-olla sa oled turule toonud juba päris palju online kursusi ja koolitusi ja sa tead täpselt, mis need sammud on, mida tegema peab. Sul on mingi protsessid ja süsteemid paigas, sest ma arvan ka, et tänane see veebiseminar ei ole sinu jaoks. Ja võib-olla sa oled oma elus sellises kohas, kus sa tunned, et tead, mul on kõik juba hästi. Sa oled midagi saavutanud, sul on võib-olla hea sissetulek,
kodu, pere ja kõik on nagu päris hästi. Ja sul on mingisugune oma mugavustsoon. Ja sellest mugavustsoonist ei ole sa valmis väljuma. Ja see, et sul on juba praegu hea ja mugav olla, siis ettevõtjaks olemine, kasvamine, areng ja tegutsemine nõuab seda, et sa oled valmis tulema igal päeval natukene oma mugavustsoonist välja. Ja kui sina seda valmis tegema ei ole, siis tõesti ka tänane veebiseminar ei ole sinu jaoks. Nii et kui sa tundsid ennast ära mõnes nendes rollis, siis aitäh sulle sinu aja eest ja võib-olla kohtume mõnel teisel teemal. Aga jah, meil on üsna piiratud aeg ja ma tahan austada sinu aega, sest aeg on meil see kõige väärtuslikum asi. Ja pakkuda ka samas juhul ka üht-teist väärtuslikku. Ja mu ainukene palve on sulle see, et kui mingi teema või mõte sind kõnetab, siis isegi kui sa oled webinaril pool aega, natukene, siis võta mingi üks mõte kaasa ja mine ja ole see tegutseja, sest ettevõtjaks olemine tähendab iga päev ikkagi väikeste sammude astumist oma ettevõtte arengu suunas. Nii et võid mulle kirjutada, tõsta käsitel, videod ei ole praegu sees, aga võid kirjutada chati, et jaa, olen tegutseja, teeme ära. Aga siis 2018 ma olin ühe lapse ema, tänasel päeval olen 3 lapse ema ja mul oli selline väike beebi. Olen selleks hetkeks töötanud juba 5 aastat suures korporatsioonis, Microsoftis, meie Kesk- ja Ida-Euroopa meeskondades. Olen jäänud koju lapsehoolduspuhkusele ja mul on see väike beebi ja ma ei tea mitte midagi lapse kasvatamisest. Ja siis ma otsin Google'ist, eks ju, et kuidas toetada lapse arengut. Ja leian siis Montessori pedagoogika. Ja uurin seda ja see väga hästi kõnetab mind. Ma tunnen, et see võiks olla midagi minu jaoks, midagi meie pere jaoks ja midagi, mida ma tahan oma lapsele pakkuda. Ja siis ma tahan teada selle kohta rohkem, sest mul on selline kasvule suunatud mõtteviis, et kui ma midagi veel ei tea, siis ma uurin selle välja. Ja siis ma saan aru, et eesti keeles, Eesti turul ei ole selle kohta peaaegu mitte mingit infot. Ja siis ma hakkan uurima rahvusvaheliselt, inglisekeelselt ja samamoodi info on igal pool laiali. Ja siis ma ju tahan seda kodus rakendada. Ja siis ma panen ennast kirja Montessori nagu õpetajatele suunatud siis sellisele baaskursusele, mis tol ajal 2018 toimus täiesti füüsiliselt. 8 nädalaks pidin ära kolima Riiga, et seda kursust läbida. Ja selleks, et lihtsalt saada mingit infot, mingi valdkonna kohta, mis mind huvitab. Olles valmis tegema rahalise, ajalise investeeringu ja minema oma nagu pere juurest ära. Ja siis ma saan aru, olles 2 nädalat kursusel on, et ma ikka mitte midagi aru ei saa. Ja et ma ikka tahan nagu rohkem teada. Ja siis ma küpseb see mõte, et ma siis lähen Montessori õpetajaks õppima, mis tähendab põhimõtteliselt 2 aastast pühendumust kuskil välisriigis, sellepärast, et Eestis seda tol ajal õppida ei saanud. Ja mu eesmärk isegi ei olnud nagu, et ma lihtsalt tahtsin oma lapsele seda infot ja teadmist. Ja siis mul oli, et okei, õppemaks on 10 000 eurot. Mida ma saan teha, et hakata seda õppemaksu koguma? Ja siis tuleb mõte, et aha, et teised vanemad ju samamoodi tahavad infot teada, aga mul on juba piisavalt suur hulk teadmised, miks mitte seda jagada? Aga siis mu peas ikka tiksub see, et ei, ma ikka ei tea asjast mitte midagi, et kes olen mina, et mina üldse midagi sellest lapse arengust või Montessori pedagoogikast räägin. Siis ma mõtlen edasi, et mis ma siis veel teha saan. Et mulle meeldib käsitöö ja õmblemine. Ja
ja kui me Montessori pedagoogikast räägime väikelapsest, siis see eesmärk on aidata lapsel kõike ise teha ja koduses keskkonnas võiks olla lapse suuruses asjad. Ja näen, et Eesti turul on tühi koht lapse suuruses põllede vastu. Ja siis hakkan uurima, kuidas õmmelda põllesid. Ja hakkan siis põllesid tegema. Enne muidugi tundes, et issand jumal, kes olen mina, et missugused õmblusoskused on minul, et mina hakkan õmblema mingisuguseid põllesid, mille eest veel raha ka küsida. 15 eurot küsisin põllest. Ja siis kujutage ette, kui palju peab neid põllesid õmblema ja müüma, et 10 000 eurot kokku koguda. Ja siis ma ikka mõtlen, et võiks ka mingi kursusi ja koolitusi teha. Aga see selleks. Vahepeal perelisa tuleb ja siis ma 2020 asun õppima. Ja mis te arvate, kui mul on kodus nüüd 2 väikest last ja 3 on planeerimisel ja mul hakkasid põhimõtteliselt magistritaseme õpingud, kui palju mul on aega neid põllesid siis õmmelda, et seda 10 000 eurot siis kokku koguda. Ja siis ma ootan ja leian selle raha teistmoodi, ja siis kõik see algas ju 2018 ja siis on aasta 2023. Meil on vahepeal olnud COVID, inimesed on ka rohkem nagu hakanud veebis asju tarbima. Ja siis ma mõtlen, et midagi minu elus peab muutuma. Ja ma teen otsuse panna ennast kirja 3000 eurosele programmile, kuidas tuua turule oma esimene online kursus. Ja pärast otsust, et ma panen ennast kirja ja hakkasin tegutsema. Mul on 6 aja pärast ilma reklaame kasutamata 800 inimest, kes pani ennast kirja minu esimesele online kursusele Montessori kodus. Ja ma reklaamisin seda nii, et seda kursust ei eksisteerinudki. Aga 800 inimest pani end kirja. 800 vanemat, kes tahtsid teada Montessori pedagoogikast. Minu käest. Ja see võttis 5 aastat. 5 aastat sellest hetkest, et kui ma hakkasin ühe valdkonna vastu hästi kirglikult huvi tundma, kuni sellele, et mul päriselt ma astusin neid samme. Minu see imposter syndroom, eks ju, peti see siis tunne, et kes olen mina, et midagi õpetada. Ma ei oska, ma ei tea, piisas ainult otsusest, õige mentori leidmisest ja siis kõik järgmised sammud on olnud lihtsamad. Ja pärast seda programmi ma investeerisin veel rohkem sellesse, et seda mentori maailma veel paremini tundma õppida. Tema aastasesse jätkuprogrammi ja siis sealt edasi on ainult mingi valdkonna mentorid, keda mul on vaja, sest ma tean, et üksi on väga raske kuhugi edasi liikuda. Ja kes olen mina täna? Et see oli see, kuidas mina jõudsin online koolitusteni. Aga täna ma olen kohe jätmas oma töökoha, ma 10,5 aastat suures korporatsioonis Microsoftis. Ma olen kõigi mu 3 lapse vahepeal käinud seal tööl, aga viimased 1,5 aastat on olnud ikkagi väga raske. Sest sa teed seal korporatsioonis midagi, mis ei pane sinu silmi särama. Ja kus oleksin mina täna siis, kui ma ei otsustaks, et nüüd on aeg muutuseks ja teha seda, mida mina tahan. Siis ettevõtlus on parim viis eneseteostuseks. Kui ma alustasin Montessori valdkonna koolitustega, võib-olla sina oled minu maailma tulnud nüüd viimase kuu jooksul, kus ma tegin muutuse. Et ma otsustasin, et mu lapsed on lihtsalt nii palju suuremad. Et üks alustas just kooliteed ja teised on juba suuremad. Et see 5-aastane protsess, kus
ma elasin ja hingasin Montessori pedagoogikat ja tundsin, et mina ei ole okei sellest rääkima, eks ju. Siis tänasel päeval ma tundsin, et ma ei taha enam ühtegi vanemlusteemalist raamatut avada. Ja ma tahan aidata teistel naistel veidi kiiremini jõuda või meestel veidi kiiremini jõuda selleni, mida nemad on siin elus ette nähtud tegema. Et sa ei pea ootama 5 aastat, siis veidi katsetama ja siis saama aru, et su elu liigub edasi. Ja sealt tuligi see mõte, et ma ei ootanud 5 aastat, et mul tekiks kogemuste pagas, et jah, ma olen olnud online koolituste maailmas 1,5 aastat, natuke rohkem. Ja nüüd ma tahan aidata ka teistel naistel astuda neid esimesi samme. Et kui ma neid otsuseid ja samme ei teeks, mis siis oleksid veel hullem? Ma järgmised 10 aastat teeksin võib-olla midagi, mis mind ei huvita. Aga tulles tagasi selle lapse kasvatusega, mu selja taga on raamaturiiul, mis on täis raamatuid seoses laste kasvatamisega. Ja ma suvel lihtsalt tundsin seda, et ma ei taha praegu enam ühtegi lapse kasvatusteemalist raamatut lugeda. Ja kui ma tahan olla kellegi koolitaja või mentor, siis sinu ülesanne nagu on see, et sina jätkad kasvamist ja arenemist, sest sinu kliendid tahavad, et sina kasvaksid ja areneksid, sest nemad saavad koos sinuga kasvada ja areneda. Ja ma tundsin, et lapsevanemlus ei olnud, või see Montessori pedagoogika ei olnud enam see valdkond, kus mina kasvan ja arenen. Et taustaks veel, et mul oli 2 aastat ka oma lastehoid lapsehoolduspuhkusel olles. Ja siis ma sain aru, et ka ma ei tahtnud olla see lasteaia kasvataja. Ja kõiki neid asju, mis ma siin teen, et ma ei ole kunagi teinud neid otseselt. Loomulikult raha on boonus, aga see ei ole kunagi olnud päriselt raha pärast. Sest kui sa alustad ettevõtlusega, siis on tore, kui sul on need hetked, kus tuleb suur nagu palju kliente, palju raha, suur edulugu. On inimesi, eriti pärast Covidit, kes kohe läksid online ja hakkasid mingeid oma asju online tegema, sest see oli nii uus, see oli just see hetk ja neid tabaski üleöö edu. Tänasel päeval see on siiski võimalik, kõik oleneb. Aga väga tihti on ka see, et julgus võtta väikeseid samme ja liikuda edasi. Ja täna teemaks ei ole nii palju see Montessori pedagoogika või laste kasvatamine, vaid ikkagi, kuidas muuta need sinu olemasolevad teadmised tulutoovaks online koolituseks ja siis ettevõtluseks ja äriks. Miks see nagu teema on oluline? Sest sa oled siin, et sa oled nagu mõelnud selle peale. Ma ütleksin seda, et online koolituste turul on hästi-hästi suur kasv ja potentsiaal. Et kui me võtame aasta 2019, mis oli siis COVID-19 eelne aeg, siis see e-õppeturu maht globaalselt oli umbes $200 miljardit. Tänaseks päevaks ennustatakse, et 2026. aastaks on see maht seal juba $400 miljardit. Miks mitte olla üks neist inimestest, kes saab osa sellest turust? Kui ma juba mainisin Covidit, COVID-19 siis pandeemia levik kiirendas väga seda, et veebipõhised õppimise meetodid hakkaksid levima. Ja pandeemia tõttu suurenes see maht, kui palju inimesed õpivad online'is 70% võrreldes varasema aastaga. Ja kusjuures ka väga paljud suured ettevõtted ja ülikoolid hakkasid tegema investeeringuid, et suunata oma energia siis erinevatele veebiõppevormidele. Tänase päeval 86% ettevõtetest investeerivad aktiivselt töötajatesse just läbi online koolituste, sest see on odavam ja paindlikum. Ja ka loomulikult kõige kiirem viis töötaja arendamiseks. Ja need töötajad, kes nagu õpivad veebi kaudu, täiendavad oma teadmisi, on ka
statistika järgi 42% suurendanud oma tootlikkust. Kui nendega, kes ütlevad, et ma ei taha päevagi seal ekraani taga olla, Zoom ei ole minu jaoks. Ja 73% õppijatest eelistab tegelikult veebipõhiseid kursuseid just nende paindlikkuse tõttu, et saab õppida millal ja kus tahes. Ja kui on nagu inimesed, kes ütlevad, et ma ei taha seal Zoomis enam olla või ma ei taha ühtegi seda videot enam vaadata, no see on okei. Aga sellega sa võtad endalt ära selle võimaluse, et sa päriselt oled, et see info, mida sa tahad saada, on sulle kätte saadav. Sõrme otste lihtsalt otsid ja hakkad õppima. See, mis ma olen nii tänulik, et mul on olnud võimalik nagu maailma tasemel mentorite käel õppida just tänu veebiplatvormide abile. Ja just selline mikroõppe ja videoõppe on nagu kasvamas ja muutumas ülipopulaarseks. See ikkagi on kasvav trend. Et see kasvab lihtsalt isegi lausa 80% aastas. Ja kui me võtame mingisugused erinevad koolitusplatvormid, näiteks Udemil on üle 49 miljoni õppija tema platvormil ja 213 000 erinevat kursust. Sest see online turu massiivsus ja maht on väga-väga suur. Ja kui me nüüd räägime, miks on veel just praegu sinna õige aeg siseneda, on see, et see ongi skaleeritav ja seal on piiramatu tulupotentsiaal. Et online kursuste ja koolituste loomine võimaldab teenida raha ka siis, kui sa ei tööta pidevalt. Et kui sul on see kursus või koolitus valmis, siis seda müües, seda pakkudes, selle lihtsalt kättesaadavaks tehed, sa võid sissetulekut teenida sellest aastate jooksul. Et üks asi on sellest ehitada üles oma igapäevane äri, et sa oledki online ettevõtja, kelle sisuks ja tööks on sisu loomine. Või siis sa teed lihtsalt mingi ühekordse asja väga kitsas nišis, näiteks ma arvan, mina need Montessori pedagoogika kursus ja siis hooliva distsipliini kursus, mis mul on täiesti okei neid müüa veel mitu aastat, sest see info seal ei vanane kuidagi. Loomulikult tuleb igasuguseid kaasaegseid tõendeid ja asju, aga see baasinfo on seal olemas. Ja tõesti see skaleeritavus on ka selles mõttes, et sa teedki selle ühe korra ära ja sa võid jõuda rohkemate inimesteni. Et kui sa võib-olla täna oled töötanud niimoodi, et sa oled üks-ühele inimestega töötanud, siis kursuste formaadis on see, et sa täpselt sama aja ja sisu paned sisse, aga sul on võimalik jõuda kas siis 10, 100, 1000 inimeseni, tehes täpselt sama palju tööd, kui sa oled siiamaani teinud. Ehk siis see internet võimaldab sul jõuda üle maailma piiramatu publikuni. Et kui sa räägid Eesti turg on siin meil tegelikult ka päris suur, aga kui sa võtad mingi teise võõrkeele kas või kõrvale, siis see turg on veelgi suurem. Ja seda kõike on võimalik, oma tulusid ja nähtavust on suurendada võimalik, ilma et sa tegelikult oma aega kuidagi rohkem panustaksid. Ja kui me räägitame ka sellest, et online koolituse, online ettevõtjaks hakkamine, et kui sa teed näiteks oma enda lillepoe või hakkad mingeid asju tootma, sul on tehast vaja, siis need investeeringud, mis on sul vaja suunata selleks, et sul oleks see füüsiline pood olemas või need mingid füüsilised asjad seal tehases, need on väga-väga suured. Alustades oma online koolitusäriga on sul on vaja teha mingisuguseid investeeringuid, et kas sul on vaja mingit domeen, sul on vaja võib-olla e-maili tarkvara või mingit platvormi, aga sa peadki suhtuma nendesse kuludesse, kui et jah, ma olen online ettevõtja, need on osa minu ettevõtluskuludest, aga kui sa võrdled neid online ettevõtja kulusid võrreldes sellega, mis on
lillepoe või tehase omanikul, siis need kaalukausid on täiesti erinevad. Et see investeering, mis on vaja teha, et siseneda ka sellesse online koolituste maailma on palju väiksem. Ja kolmas põhjus on see, et see online koolituste tegemine, see annab sulle võimaluse elada oma elu täpselt nendel tingimustel, mida sina tahad elada. Et sulle, kui me kui korporatsioonidest maailmast rääkida, siis hästi palju, kes on olnud kuskil korporatsioonis või suures ettevõttes, räägitakse klaaslagedest, klaaslaest. Et sa oled siin Eestis koha peal, mingid positsioonid, võib-olla sa oled rahvusvahelises ettevõttes, aga sa oled siin Eestis koha peal. Ja siis sul on mingisugune klaaslagi, et kui sa ei ole valmis kolima, sa ei ole valmis töötama nagu mingi öise graafiku järgi, nagu et USA ajatsoonis või Aasia ajatsoonis või kuidagi, et sa tahad ikkagi oma perega olla ja sul on vaja hommikul lapsed kooli viia. Eks minul oli see, et ma töötasin USA ajatsoonis ja väga paljud minu kõned olid õhtusel ajal, kui lapsed tulid lasteaiast koju. Meil on pere õhtusöögi käeks, siis emme on kuskil kõnedel. Kas see on oma elu elamine nendel tingimustel, mis sina tahad elada? Olla oma pere jaoks olemas siis, kui sa olla tahad. Ja tead, kui sa alustad selle online ettevõtlusega, siis alguses you will suck. Ehk siis sa oled alguses täiesti kehva, sul tuleb ette ebaõnnestumise, aga see on täiesti okei. Kui me rattaga sõitma õppisid, kui sa mõtled võib-olla sellele, kui sa rattasega sõitma õppisid, siis oli täpselt samamoodi, et algus on raske. Mina õppisin kokukaga ja ma kukkusin kogu aeg, mul olid põlved katki. Ja pärast seda, kui ma selle rattaga sõidu selgeks sain, lapsena, eks ju seal, siis minu ellu tuli nii palju rohkem vabadust. Ma sain käia sõpradega 2 kilomeetri kaugusel ujumas, me saime ratastega minna kiiresti kohale, kiiresti tagasi. Me saime nagu mingi uusi kohti avastada, et selle alguses ma olin hullult kehva. Ma ei andnud alla, õppisin rattasõidu selgeks ja sain erineva vabaduse. Ja tänasel päeval nagu on see ju super hea oskus, mida omada. Ja miks mitte nagu ka seda, et õpid ära, kuidas tehakse neid online koolitusi ja asju ja elada oma elu enda tingimustel. Aga siis 3 saladust oma online ettevõtlusega alustamiseks. Et ma olen rääkinud sellest, et miks võiks online ettevõtte maailma siseneda nüüd. Aga kui sa oled nüüd mõelnud, et võiks olla see, küll siis, mida siis teha? Number 1, alustagi väikeste sammudega. Ja kui me räägime nagu sellest, et perfektsionism, siis perfektsionism on kõige suurem jura. Et kui ma tänast veebiseminari ma tahtsin ka teha, et ma teen hullud ilusad slaidid ja asjad, siis ma mõtlesin, et kõigile oma varasematele veebiseminaridele, mis ma olen teinud, et teeme ilma slaidideta. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, proovime, teeme ära. Ja väikeste sammudega, ilma et mõtlemast, et kas kõik on ideaalne või perfektne. Sest sinu enesekindlus tuleb sellest, et sa teed asju. Väike vihje on siin veel, et miks ma tahtsin täna teha ilma slaidideta, sest kui sul slaididega teed, siis salvestuses jääb see sinu video siin Zoomis hullult pisikesena. Ma tahtsin täna teha niimoodi, et olen üks suur mina. Lihtsalt. Ja et see võtan samme, et rääkida siin veebikeskkonnas ja enesekindlus tulebki sellest, et sa lihtsalt hakkad pihta ja teed. Ja siis on selline mõte veel, et messi is sexy.
et eesti keelde tõlgituna siis on sellised, et mitte siis täiuslikud asjad on siis tegelikult need seksikad asjad, need asjad, mis sind edasi viivad. Et inimene, kes võtab 100% ette neid mitte täiuslikke samme, et oma eesmärkide suunas liikuda, liigub oma eesmärkide suunas nii, kui see inimene, kes jääb ootama, et kõik oleks ideaalne ja täiuslik ja et mul oleks kõik teadmised olemas. Ma ei hakka enne koolitama, kui mul on Montessori õpetaja diplom taskus. Ja siis ma ka veel ei hakanud õpetama, sest mul on vaja ikka praktilist kogemust seal rühmaruumis ja kes olen mina, et mina Montessorist räägin. Võib-olla sul on mingi muu teema, mille kohta sina tunned täpselt sama asja. Ja motivatsioon on raske, aga kui sa saad selle liikumise momentumi, siis on võimalik edasi liikuda. Ja sellest väikeste sammudega astumisel on alati hea see, kui sul on ka kõrval mentor, kes aitab sind siis nende sammudega, et vahel lihtsalt ütleb sulle, et kuule, tee seda, sest see on vajalik, sest sul pole õrna aimugi. Ja hoiab sind, et kas sa tegid need asjad ära, mis sa tegema pidid. Ja siis, kui sa endale võtad need pisikesed lubadused, et ma nüüd teen selle asja ära, siis et sa päriselt ka selle ära teed. Et vahel me mõtleme, et ma homme hakkan iga päev 10 000 sammu jalutama. Või et ma homme hakkan hommikuti jooksmast käima. Ja siis saabub hommik. Ja õues sajab vihma. Külm tuul ka juba väljas. Ja siis sa mõtled, et las see olla järgmine päev. Aga ettevõtja on see, kes ja igas eluvaldkonnas on see, et kui sa annad endale lubaduse, väikese lubaduse, siis pea sellest kinni ja mine ja tee see natukene mitte nii ja mõtlesid teha natuke suurema ringi, tee siis natukene väiksem ring selle veidi vihmase ilmaga. Ja kui sa lõpetad enda unistuste pisendamise ja asud päriselt tegutsema, siis tegelikult ootab sind ees massiivne enesearengu teekond. Ja miks mulle väga kirglikult meeldib öelda, et ettevõtlus on parim võimalik viis nagu enesearenguks, sellepärast, et selleks, kui sa oled nagu otsustanud, et see on see, mis sa teha tahad, sa paned selle kogu oma energia sellesse, et oma ettevõtet kasvatada, iseennast inimesena, mentorina, coachina, koolitajana kasvatada, siis ei möödu päevagi, kus sina ei kasvaks, sest sa tahad, see on sinu jaoks oluline. Ja näiteks seal korporatsioonis töötades ma tundsin seda, et kui enne lapsi oli mul nagu, et jaa, korporatsiooni karjäär, see on minu jaoks, ma tahan seda teha, ma sain lapsed, minu väärtushinnangud siin elus muutusid, ma tahtsin elus muid asju kui seda, et olla 9-5 kontoris, isegi kauem ületunde teha, üritused, kõik muud asjad. Ja siis mul oli see, et kuhu mul siis siin korporatsioonis kasvada on. Ja siis on mingid valdkonnad, kui sa oled ikkagi 10 aastat ka ettevõttes olnud, et sa mingites asjades muutud nii mugavaks, sa tead, kuidas neid asju teha kiiremini, lihtsamini ja sul ei ole võib-olla ka nagu mingit seda kirge ja sädet, eks ju, seal kuidagi olemas, siis oma ettevõtte kasvatamise juures sul ei teki selliseid, sul on ikkagi on tagasilangumisi ka ja sest me oleme inimesed. Aga see on ikkagi iga päev selline enesearengu ja kasvamise teekond. Ja nende väikeste sammudega alustamine on oluline sellepärast, et üleöö saavutada asju on ikkagi väga raske. Ma tean ikkagi ka online ettevõtlete hulgas, ma ikkagi tean väga vähe neid inimesi, kes on saavutanud üleöö midagi. Et see on pigem erand, et sa pead astuma neid samme iga päev tasapisi. Siis, kui natuke rääkida sellest, et mis ma teen, ma selle kursuse selle veebiseminari lõpus teen väikese pakkumise, ka kuidas on võimalik minuga koostööd jätkata. Aga üldiselt kuidas siis, kui sa hakkad tegema sellist väikeste sammudega oma online ettevõtet, siis on võib-olla selline mõte sulle nagu 6 meetod, eks ju. Et kuidas luua oma esimene online kursus,
mida inimesed tahavad osta. Et number 1 on oluline teada, et kellele ja mis probleemi sa lahendad. Et see probleem võiks olla see esimene samm. Teine samm on pakkumine, et mis on see sinu unikaalne väärtuspakkumine. Ja ma ütlen sulle, et tänasel päeval meil kõigil, sinul, minul on midagi unikaalset, mida kellelgi teisel ei ole. Lihtsalt vahel on vaja natukene abi, et sellest aru saada. Kolmas, planeerimine, et kuidas siis seda kursust ja kogu seda koolitust ikkagi läbi viia, planeerida. Siis 4, produkti loomine, et kuidas see siis reaalselt kursus valmis teha. 5, promotsioon, et kuidas siis turundada, leida need inimesed sinna. Ja 6 on siis pidev täiustamine, täiendamine ja arenemine. Kuid tulles tagasi selle teema juurde, et saladuste juures, et mis on siis, et esiteks oli see, et astu väikeseid samme ja messis seksi, et unusta see perfektsionism ja täiusliku aja ootamine ära ja lihtsalt hakka pihta. Number 2 on see, et leia oma nišš, et leia midagi, mille vastu sul on, eks ju, see kirg, huvi, aga midagi ka see, miks inimesed ostavad online, miks sina võib-olla täna oled siin kursusel, sest sa loodad, et sa saad midagi kiiremini ja lihtsamini teha. Et kui sa oled mõelnud oma online kursuse ja koolituse loomisest, siis tänane veebiseminar võiks sulle anda ka mõne vihje, et kuidas seda teha. Ja kui sa hakkad oma enda koolitust planeerima, siis samamoodi, mis on see sinu nišš, mingi sinu enda salajane koostisosa, mis aitab inimestel midagi saavutada kiiremini ja lihtsamini. Ja kui sul on nagu see, et minu oma nišš, issand jumal, millest ma tahan üldse inimesi koolitama hakata, siis issand jumal, ma pean hakkama midagi müüma. Oi, see müügi asi on nagu hästi suur, meie limiting belief, et see meie piirav uskumus, mis ei lase meil olla ja edasi liikuda need, kes me tegelikult võiksime olla. Siis see, kuidas muuta neid uskumusi, mis meid piiravad. Et üks sinu uskumus võib olla see, et müümine on nii hirmus ja õudne. Siis kuidas seda muuta on see, et müük on teiste inimeste teenimine. Rääkimine on müümine. Et sinul on mingisugune unikaalne oskus ja omadus, mida keegi teine kuskil maailmas vajab. Ja sinu ülesanne on rääkida ja jagada sellest, et see teine inimene saaks kasu. Ehk müük on teiste inimeste aitamine ka. Ja kui see kontseptsioon on sinu jaoks veel natuke võõras, siis mõtle mõnele kursusele, koolitusele, raamatule, filmile, mis muutis sinu mõtteviisi või sinu elu. Ma arvan, kõigil meil on midagigi, sest mul oled igast raamatust sa saad vähemalt ühe mõtte. Filmid võivad sind panna sügavamalt mõtlema, mingi kursus või koolitus võib täiesti muuta, kuidas sa mingitest asjadest aru saad. Ja nüüd mõtle sellele, et kui see inimene ei oleks seda raamatut kirjutanud, seda filmi teinud, seda kursust või koolitust teinud, siis kas sinu elu oleks selline, nagu see praegu on? Et kui sa kardad müüki, siis mõtle selle peale, et müük on teiste inimeste aitamine ja rääkimine on müümine, sest sa räägid selle enda asjadest ja see ongi, see on osa sinu igapäevasest elust, sinu igapäevasest uuest identiteedist ja siis see piirav uskumus, mis sul siiamaani võis selle müügiga seoses olla, on ümber pööratud. Ja siin ei ole, kui see nagu on sind piiranud, et kes olen mina ja siis alati on ka see, et oma niši leidmine ja siis see teiste inimeste aitamine. Ja ma ootasin 5 aastat, aga neid vanemaid, kes tahtsid Montessorist teada, oli kogu aeg olemas. Piisab sellest, kui sa oled kellestki 1 või 2 sammu eespool ja juba sa võid aidata kellelgi jõuda mingisuguste tulemusteni, muutusteni oma elus.
sest miks me üldse teeme mingeid koolitusi või kursuseid, ongi ju selleks, et aidata kellelgi nagu saada uut teadmist, jõuda oma elus mingisse uude kohta. Ja nüüd on aeg alustada, sinul ka, sinu oma nišis. Sa võid mulle muidugi chati kirjutada, mis valdkonnas sa üldse tegutsed. et need inimesed, kes on tegutsejad, action takers, need on ka rahateenijad, et action takers are money makers. et keegi kuskil ootab seda teadmist, mis sinul on pakkuda. Ja siis seal on igasuguse limiting, neid piiravaid uskumisi, et kuidas ma üldse mingi asja eest raha küsin ja kõike muud asju. Et need on kõik sellised sammud, millega saab tegutseda ja töötada. Ja igal juhul, kui sa leiad selle oma niši, et kui me mõtleme selle peale, et kuidas turud käivad, et alguses on need varajased sisenejad, early adopters, kes turule sisenevad, siis mingil hetkel tuleb neid palju inimesi, kes kõiki asju tahavad teha, siis on kuskil tipp ja siis hakkab jälle langema. Et 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi oli Montessori pedagoogika Eestis hästi seal algusfaasis, kus kõik lapsevanemad tahtsid nagu selle kohta teada. Ja jumal küll, kui sa oleks selles valdkonnas koolitama hakanud, siis see oleks nagu olnud täpselt õige aeg. Tänasel päeval, nüüd kus on juba koole ja lasteaedasid, siis see lastevanemate huvi ise minna nii sügavale ja kodus kõike rakendada hakkab langema. Et see on natukene ka sellised langustrendid. Et üks põhjus ka, miks ma tundsin võib-olla, et üks asi on seda kirge enam, aga teine asi on see, et võib-olla inimesed nagu leiavad viis, et tol hetkel lihtsalt ei olnud ühtegi Montessori lasteaeda ja kooli, kuhu oma lapsi panna. Ja siis kogu selle turu-uuring, hariduskujundus tuli siin, et jah, et kogu selle turu-uuringu, sihtgrupi uuringu tegemine, et mis see õige asi on, et kuidas leida see valdkond, et kus on ka raha, et sinu kirg ja see vajalikkus ja siis kuskil, kus on ka see, et inimesed on valmis sellest maksma. Ja tavaliselt, kui sa lihtsalt hakkad eeldama igasugu asju, et ma lihtsalt proovin ühte ja teist asja, siis see lihtsalt maksab sulle aega ja raha endale. Aga selline coaching, mentorlus, koolitusäri, nagu ma alguses kohe ütlesin, on igal juhul tõusutrendis. Lihtsalt tuleb leida see valdkond seal, et rongi peale hüpata. Ja see on tõusutrendis nagu täiesti hullumeelselt pööraselt, et need numbrid, kuidas see kasvab, on nagu tohutud. Nii et number 3, ole näljane. Et Steve Jobs on öelnud, stay hungry, stay foolish. Et ole näljane, ole rumal. Aga ma natuke selgitaksin ka seda, et mis tähendab ettevõtjana, online ettevõtjana näljasena olemist. Et kujuta ette, kui sul ongi täna juba olemas, ma ei tea, $1 miljoni eurose, eks ju, ma ei räägi käibega, vaid cashiga, raha kontol, ettevõte. Sõidad oma unistuste autoga, elad oma unistuste majas, sinu pereelu on nagu imeline ja ideaalne. Ja sinu suurim igapäevane väljakutse on olla näljane. Sest see on see koht, kus mul on kõik elus justkui olemas, et mis ma siis veel pingutan või mis ma siis edasi teen. Kuid sina, kes sa oled alustav ettevõtja, tead mis asja? Sinu suurim eelis kõigi nende teiste ettevõtjate hulgas, kes juba turul on see, et sina oled näljane. Sinu sees on see sügav põlev soov ja iha need asjad nagu välja mõelda ja tööle panna ja saavutada. Ja sa ongi see, et just, jah, võib-olla kui sul on see suur korporatsioon, siis see ettevõtlus ei ole enam nii suur eneseteostus, aga just selle alustava ettevõtjana. See nälg, kuidas need asjad töötavad ja peaksid töötama, on number 1 edukomponent.
nii et ükskõik, mis sa siis siin elus teed, kui sa pärast mu maailmast lahkud, siis mõtle sellele, et ole näljane. Ja siis mõtled, mis asja see Annika sulle rääkis, et ära söö midagi, et siis kaotad 4 nädalaga 4 kilo või midagi. et sinu eelis tänasel päeval alustava ettevõtjana oma esimest kursust või koolitust luues on see, et sina oled näljasem kui need sinu konkurendid siis. Ja mitte miski siin turul ei võida seda, et sina oled näljane. Ka see, et mina sisenesin, et ma räägin, kuidas oma esimene online kursus või koolitus turule tuua. Ma ei ole esimene, kes sellel teemal Eestis räägib. Ma ei ole ainuke, kes sellel teemal räägib. Aga ma räägin. Ja ma alles alustasin sellest. Mul ei ole veel võib-olla neid selles valdkonnas kliendi edulugusid. Aga ma olen näljane ja ma tahan aidata teistel inimestel jõuda tulemusteni. Ja siis ole näljane ja mõtle selle peale, et messis seksi ja lihtsalt tee neid väikeseid samme. Ja number 4 on see, et sinu enda mõtteviis. Kuidas sina näed ennast oma ettevõttes? Ja ma mõtlen selle all siin seda, et sina oled oma ettevõtte kõige suurem vara. Inglise keeles siis asset, eks ju, vara. Et kui me räägime bilansid, et varad ja kohustused, lillepoe rent, vara, sina. Ja selleks, et kasvada ja areneda, sul peab olema valmisolek iseendasse investeerida. Sest võib-olla sa juba oled täna astunud neid erinevaid samme, aga sa ei ole jõudnud kuhugi. Ja siis mina oleks ka igavesti jäänud mõtlema, et kuidas ma üldse seda online koolitust teen ja mis samme, aga see oli see, et ma tegin otsuse, et kui oluline on see, et sa oled valmis panema jalga need tegevjuhi püksid või seeliku või kleidi ja tegema ka otsuseid. Ja ma ei mõelnud seda tegevjuhi nagu pükste nalja sellepärast, et see on lihtsalt nagu kõlas ägedalt, vaid päriselt. Vahel naistena eriti me kipume mingisuguseid otsuseid edasi lükkama. Ja väga tihti on see isegi, kui me võtame vastu otsuse. Hea näide on see, et otsust elukaaslasega, partneriga, abikaasaga, et saame lapse. No see on ikkagi ka elus oluline otsus. Ja mis hakkab hääl meie kõrvas meile rääkima on see, aga mis siis kui? Sa võtad vastu ühe otsuse ja juba sulle keegi ütleb kõrvas, aga mis siis kui? Ma ei tea. Tuleb maailma lõppe. Nii, saad positiivse rasedustesti tulemuse ja siis on juba järgmine asi. Aga mis siis kui? Ma ei tea. Lähed teed selle Niptify testi, ma nüüd natuke läheb väga spetsiifiliseks, kui sa ei ole just sealt mul on lihtsalt see 3 lapse kogemus, ja siis hakkad järgmiseks mõtlema, aga mis siis kui, ja siis nagu kogu aeg kõik asjad saadavad sind, mis siis kui. Mina panin oma lapse Montessori kooli. See klass alles avati ja juba olles teinud selle otsuse, et mu laps läheb Montessori kooli, mul juba peas räägib hääleka, eks ju. Aga mis siis kui? See nii uus kool, kuidas nad ikkagi seal õpivad või mingid sellised asjad. Mina, kes ma tean sellest pedagoogikast väga hästi ja palju ja siis ikkagi hääl minu kõrvas ütleb, aga mis siis kui? Ja siis on see oluline, et unusta see perfektsionism, messis seksi ja lihtsalt hakka pihta, eks ju, tee väikeseid asju. Et see peab olema sinu otsus, et sina saad selles valdkonnas, mis sa tahad koolitada, number 9 ekspertiks oma valdkonnas. Sul peab olema see valmisolek panna need tegevjuhi püksid jalga, võtta vastu neid otsuseid ja võtta vastu vahepeal neid otsuseid päris palju. Ja väga tihti tähendab ettevõtlaks olemine, et sa teedki paljusid asju oma elus esimest korda. Ja ettevõtlus ongi teekond teha asju elus esimest korda. Ja see on see koht, kus ma ütlesin, et kui sa ei ole valmis oma mugavustsoonist välja tulema, siis see ei ole sinu jaoks. Sa pead olema valmis selleks, et sa astud iga päev oma mugavustsoonist välja. Nii et sa pead panema oma fookuse natuke sinna, et teha asju elus esimest korda.
ja, ja et sa pead nagu mõtlema sellest, et sina oled oma ettevõtte suurim vara. Sul võib olla igasuguseid neid piiravaid uskumusi, miks ei ole sina või miks sina ei saa seda või teda ja kolmandat täista. Et ma olen juba midagi proovinud, see ebaõnnestus. Ma pean õppima juurde seda X ja Y asja. Ma ei ole piisavalt kvalifitseeritud, et üldse alustama. See ettevõtjaks olemine ei ole üldse ikkagi osa minust. Minu lugu on hoopis teistmoodi, ma ei suuda nagu olla selline säraväge ettevõtja. Ma tegelikult ei taha üldse oma ellu mingisugust muudatust. Et kõik need asjad on sinu sees või mis iganes need piiravad uskumused on sinu sees olemas. Aga nagu nende piiravate uskumustega saab töötada. Ja vahel võib mõelda selle peale, et praegu on meil sügis. Ja see 1. septembril oli hästi palju näha päevalillesid. Lennuk lendab. Ma ei tea, kui hästi see mikrofoni vastas. Ja siis selleks, et sina saaksid selle uue hingamise ja värskuse, siis või kui me räägime päevalilledest, siis päevalill, mis praegu ilusasti kasvab, see peab ära surema, ära närbuma. Selleks, et see uus seeme saaks minna sinna mulde ja hakata kasvama ja õitsema uuesti. Et samamoodi on nende meie piiravate uskumustega võimalik tegeleda, et siis, kui see uus seeme läheb sinna mulda ja hakkab kasvama, siis ta õitseb imeliselt ja hästi. Nii. Ja põhimõtteliselt tegelikult ma näen, et tuli esimene küsimus ka ja ma hea meelega vastan ka küsimustele. Võib-olla ma siis, kuna meil hakkab kohe täistund täis saama, siis ma võtan natuke kokku ka selle, et me täna rääkisime, miks on see õige aeg online koolituste turule tegelikult siseneda, kui lihtne see tänasel päeval on ja kuidas tegelikult sinul on ka midagi unikaalset ja erilist, mida maailm vajab. Lihtsalt tuleb pihta hakata. Ja siis ma vaatan küsimust, et kuidas sa planeerisid oma olematut koolitust? Kuidas ja kus müüsid pealkirja ja kus lõid koolituse, mis keskkonnas ja kui pikk see oli ja kas videod või slaidid või mõlemad. Ühesõnaga, päris pikk. Ja tegelikult see on see protsess, mida mina tahan ka aidata inimestel läbida, mida mina tegin, kuidas seda kõike teha. Ja teha seda võimalikult lihtsalt. Et kui me räägime keskkonnast, siis ma tegin seda, miks ma müüsin olematut koolitust. Seal on väga lihtne põhjus. Esiteks, kui see on see koht, kui sa oled teinud valmis nagu kursuse või koolituse, mis sina arvad, et turg tahab, inimesed vajavad. Ja siis sa lähed sellega turule, nagu pakud, et see kursus on valmis, tule ja osta ja keegi ei taha seda. Siis ongi see, et sa ei ole teinud seda turu-uuringut, et inimesed ju siis päriselt ei vaja või ei taha seda. Ja alguses sa lihtsalt pakudki inimestele midagi, mida ei eksisteeri. Sa näed, kas inimestel on huvi selle vastu. Ja kui ma seda kursust, kui me räägime nagu sellest põhimõtetest ja meetoditest, siis alustava ettevõtjana ma võtsin see kogu stress maha võtta tehnoloogia valdkonnas. See võib olla ka üks meie piirav uskumus, et issand, kui palju ma pean teadma mingite tehnoloogiate kohta. Siis seda esimest kursust ma tegin Facebooki keskkonnas. Mul ei olnud ühtegi koolitusplatvormi ja iga järgmist moodulit ma tegin põhimõtteliselt nagu ma tegin esimese mooduli ära, esimese nädala kursuse sisu tegin ära, mingisuguse tagasiside põhja, mida ma olin siis kliendi intervjuudest ja küsitlustest teada saanud. Ja siis ma küsisin inimeste käest,
et mis nad tahaksid järgmiseks kuulata. Ja siis ma tegin oma järgmise mooduli, ma salvestasin pühapäeviti, et esmaspäeval läks ülesse, salvestasin pühapäeval selle tagasiside põhjal, mis inimesed mulle juba olid andnud, et mida nad tahaksid kuulata ja ma tegin selle lihtsalt selle põhjal, mida inimesed mulle ütlesid, et nemad kuulda tahavad. Mitte selle põhjal, mis mina arvasin, et võiks olla see, kuna Montessori pedagoogikaga võib ka see olla väga laia, aga ma tegin 4 nädala see kursuse täpselt selle põhjal, mida inimesed mulle ütlesid, et nemad kuulda tahavad. Ja siis ma tegingi nädala kaupa. Ja inimesed ütlesid, mis nad kuulda tahavad ja siis ma pakkusin neile seda. Ja selles mõttes, et kursuse algus ja lõpuaeg oli kirjas, jah, et see oli 4 nädalat. Et see oli 20. veebruarist 20. märtsini 2023. Mul on nii hästi meeles, sest need olid nii ilusad kuupäevad. 20. veebruar kuni 20. märts. Ja oligi, et 4 moodulit ja kõik see, et jah. Aga siin natukene on ka see, et sa vahepeal on see hirm meil, et kui me oleme online ettevõtjad, et me paneme midagi tasuta sinna veebi välja. Et issand, kui õudne ja hirmus see on. Siis ma lihtsalt ütlen, et see minu esimene online kursus oli tasuta kursus. Et inimesed said osaleda tasuta seal, aga nad andsid siis tagasisidet jooksvalt minule. Et ma siis sain selle sisu paika ja siis ma sain edasi, mul oli põhimõtteliselt valmis produkt, mida ma sain edasi müüma hakata. Ja see hirm, et äkki, issand jumal, ma teen inimestele midagi tasuta ja pärast keegi osta ei taha. Pigem oli, see oli kõik selline õppimisprotsess, mille ma pidin läbi tegema. Mina ka, et sellest oma imposter sündroomist, et kes olen mina ja kõik see, et jah, 800 inimest olid see 6 aega seal minu kursusel, kes aktiivsemalt, kes vähem aktiivsemalt. Et ja, see oli selline protsess. Ja põhimõtteliselt ega mul ei olegi muud, mul olid lihtsalt mingi kokkuvõtvad asjad, eks ju, millest me täna veel rääkisime ja miks sa siis sellel veebiseminaril osalesid, aga põhimõtteliselt ma teen kohe siia oma pakkumise ka, et kui see miski sind kõnetas täna, ma pean vaatama, kus see chat on, siis ma panen siia ühe lingi, siis saada, minu pakkumine täna on täiesti tasuta ja ma annan sulle võimaluse minuga läbida 5-päevane mini-väljakutse, kus sinu poolt peab olema see commitment, vaata see pühendumus, otsustavus, et jah, ma leian 2 nädala jooksul, no mitte nüüd järgmisest nädalast, et me lepime kokku selle esimese kõne, et 2 nädala jooksul, kui meie esimene kõne toimub, 5 korral 30–45 minutit, et Annikaga siis vestelda. Ja see on selline mini-väljakutse, kus mina aitan sul luua selgust, et kas see online ettevõtlus võiks olla sinu jaoks või nagu, et mis teemal koolitada, kellele koolitada, et see oli see 5-päevane selguse väljakutse, et põhimõtteliselt 5 korda 30 minutit väikeste sammudega aitan sul siis nagu jõuda selleni, et sul on natukene selgem pilt ja arusaamine. Ja ma ei tee siin 3000, 5000 eurost mingi programmi pakkumist. Kuigi võib-olla see on see, mida sul on vaja, siis sa võid mulle kirjutada, mõtlema midagi välja. Aga täna mina tahan lihtsalt teha sulle pakkumise, et kui see teema siin nagu kõnetas, siis ja sa oled valmis nagu leidma aja ja pühenduma, siis lihtsalt täida see vorm ära. Hästi-hästi lihtne veebivorm ja nii. Ma jagan siis nüüd ekraani ka, et hästi-hästi lihtne veebivorm, koolitused.nilsson.ee, /5 ehk siis nagu 5 päeva
ja siin on põhimõtteliselt lihtsalt sooviavaldus, et soovin osaleda 5-päevasel tasuta miniväljakutsel ja tuua oma ellu selgust. Ja just selgust selles mõttes, et mis puudutab siis oma online ettevõtlusega alustamist. Olen valmis pühenduma ja leidma 2 nädala jooksul 5 päeval 30–45 minutit, et siis minuga see vestlus läbi viia. Sa lihtsalt pead selle vormi ära täitma. Küsin sinu käest eesnime, perekonnanime, emaili. Ma küsin seekord sinu telefoninumbrit, Instagrami kontot ja Facebooki, et kui me hakkame neid üks-ühele kohtumisi kokku leppima, siis vahel võib olla lihtsam, et ma kirjutan sulle Facebookis või Instagramis, ma lausa helistan sulle, et kuule, et lepime, et meil on selline aeg kokku, et lepime sellise aja kokku, kas see sobib sulle ja siis meil on see kalendris kirjas. Ja siis, kui midagi peaks muutuma, siis mul on lihtsalt sinu kontaktandmed, et kuna me kohtume 5 päeval, et siis need on lihtsalt olemas. Ja siin ei olegi mitte midagi muud, täidad selle vormi ära, vajutad soovin osaleda ja siis ma võtan sinuga ühendust ja siis lepime selle esimese aja kokku ja siis järgmised ajad lepime jooksvalt kokku. Nii et kas selle kohta on küsimusi? Nii. Ja selles mõttes, et see on väga õige, et see üks-ühele kohtumine on täiesti, ma võtan selle stop share. Okei, võib-olla. Ei ole jagatud ekraan praegu. Nii et ja igal juhul, Reena, kui sa tahad sellele väljakutsel osaleda ja minu käest küsimusi küsida, siis jah, see on meil 2 kuttud ette. Saate muga 5 päeval 30–45 minutit rääkida. Kui meil läheb kiiremini, et mul on loomulikult mingisugune agenda ja kava, mis teemad me läbime selle 5 päeva jooksul, et kuidas aidata sul jõuda selle selguseni. Kui me jõuame need tehtud 15 minutiga, see on hästi, aga see 45 on selline pikendatud, pikem aeg. Nii et igal juhul, kui see on midagi sinu jaoks, siis pane kirja, sest vahel nende kõige esimeste sammude astumine on see kõige hirmsam. Et ma nüüd päriselt hakkan pihta. Ja vahel me tunneme seda, et meil on justkui vaja seda, mul oleks vaja seda X, Y, Z asja veel teada, enne kui ma millegagi pihta hakkan, siis tegelikult meil tänasel päeval on kõik vajalik info olemas, mis on meil vaja teada, et meil ei ole vaja mingit magistrikraadi või doktorikraadi, et mingis valdkonnas kedagi kuskil aitama hakata, vaid kui sul on oma isiklikud kogemused ja teadmised olemas, siis sinu teadmised võivad juba kedagi teist aidata ja sinul on lihtsalt võib-olla vaja abi, et kuidas oma teadmised viia nende teiste inimesteni, kes seda vajavad. Ja võib-olla sul on vaja seda selgust, et kas see online ettevõtlus ikkagi on üldse minu jaoks. Nii et ma panen selle sama lingi sinna emaililisti ka. Kui sa registreerisid siia webinarile, siis sa said selle Zoomi lingi, siis ma saadan selle pakkumisega sinna. Ja kui otseselt rohkem küsimusi ei ole, ma ei tea, kui te tahate veel küsida, te võite küsida, siis mina ütlen enda poolt aitäh. Ja võib-olla veel lõpuks, et mõtle siis sellele inimesele, et kui sa nägid ette seda 31. detsembri iseennast, et mida see inimene, kes sina oled seal 31. detsembri, siin on 4 kuud aega. 4 kuuga saab nii palju asju teha, ma ütlen. Mina jõudsin, eks ju, 1 kuuga selleni, et mul oli 800 osalejaga kursus. 1 kuuga. Siis mida see inimene peaks otsustama täna või mis sammu ta peab astuma täna, et olla 31. detsembril see inimene, kes ta siis olla tahab. Et kui sa täna midagi ei muuda, siis ei muutu ka seal tulevikus midagi. Mis siis, kui
asjad lähevad isegi veel hullemaks. ja mis siis, kui sa otsustad, et nüüd aitab, teeme ära, hakkame pihta. Kuhu see siis sind edasi viib? Igal juhul. Vot, sellised mõtted sulle. Nii et ja, aitäh sulle